selg läks krampi praegu suurest pingest. Selle jätab ka juba sisse. Selle jätab sisse, on hea materjal. Tere kõigile, et mina olen Martin ja olen siin koos Toomasega ja oleme siin jälle ühenduses festivali raames. Et Toomas on meil tegemas ka mitut töötuba siis festivalil. Ja täna siis räägimegi teemadel, mis lähevad hästi kokku ka sellega, mida me seal festivalil tegema hakkame. Et just siin oleme ka siin päev otsa kasvuhoonet ehitanud ja saunas käinud ja hästi palju sihukest keha teemat on nagu läbi käinud, et selline mõistuses olemine versus siis kehas olemine, keha usaldamine ja nagu lubamine tulla sellel läbi keha, mis tahab tulla ja usaldada seda kogemust, mis kehas tekib, et see on see teema, kuhu tahaks natuke süübida. Ja tere minu poolt ka. Ja me oleme siin ühenduses juba omavahel ka tõesti päevad seda ühendust vaikselt kasvatanud. Tunnen hetkel, et mul on kergelt on nagu siin südame ümber on ärevus ja on tunne, et peaks tegema nüüd mingi hästi hea video. See on nagu võtsid mul sõnad suust. Mul on samuti natuke selline sooritusärevus, et kuidas nüüd näidata ennast võimalikult adekvaatsena ja kuidas varjata oma puudusi. Sellist soovi märkan endas. See tegelikult läheb jube hästi just nagu sellesse teemasse, et see miks on nagu oluline hakata enda keha ja seda kehatasandi kogemust usaldama. Et jube tihti, nagu praegu ka, mõistus hakkab rääkima seda lugu, et ma peaksin olema nüüd täpselt teadma, millest ma tahan rääkida, see kõik peaks jube ladusalt välja tulema. Ja siis, mis võibolla, mida me palju teemegi, ongi see, et ma siis hakkan pressima seda endast välja. Selle asemel, et tulla nagu ühenduda enda kehaga, et vau, et tegelikult on ärevus või tegelikult nagu üsna raske rääkida. Tegelikult on mingi sooritushirm, on ju. Ja ma just jäin nagu sind kuulates mõtlema sellele, et mis see kehas olemine siis tähendab, et sellest on nagu saamas ka üks selline väljend, mida hästi paljud kasutavad, aga kui palju ma isegi olen mõelnud, mis see tähendab. Alles viimasel ajal võib-olla, et minu jaoks see kehas olemine on just kui see, et ma olen kontaktis aistingutega, mis mu kehast tulevad. Versus see, et ma ei tea, mul on ebamugav või kas see on siis mingi emotsioon, veel tuli meil 3. esineja siia, tema nimi on Lenni. Et kas ma loen või olen nagu ühenduses ja võtan vastu selle, mis kehast tuleb, et see võib olla mingi füüsiline valu, mingi vana asi, mis juba ammu teeb haiget või kuskilt, ma ei tea, selg ära tõmmatud, aga see võib olla ka mingisugune emotsioon ja mõnikord üsna selline toores emotsioon, toores hirm või mis iganes, mida me oleme õppinud lihtsalt vältima, sellepärast, et me ei oska temaga midagi teha, et seda oskust, et kuidagi sellest läbi minna, seda me peame õppima millegi pärast täiskasvanutena, sest lastena meile keegi seda ei õpeta. Ja see kehas olemine tegelikult ei olegi mingisugune, ma ei tea, mingi metafüüsiline asi, vaid lihtsalt see, et kas ma luban endale kontakti kogu selle sensoorse infoga, mis seal kehas on. Et kas ma olen sellele avatud või ma püüan lihtsalt kogu oma energiaga koondada pähe ja ütlen mõistusega, et mul ei ole midagi viga,
mul oli õnnelik lapsepõlv ja mul on kõik väga hästi ja üldse panna on vaja, et teeme nüüd siin tööd ja näeme vaeva. Ja et see see keha, nii et küll ma lähen pärast käin jõusaalist läbi või midagi, käin korra jooksmas ja on kehale ka nagu pai tehtud. Aga muus osas nagu kuidagi see keha, et parem oleks, kui teda ei oleks, sellepärast et ta toob alati ka mingeid halbu uudiseid. Ja minuga just, mis nagu mõtted või info mul kuidagi sellega seoses tekib, on see, et meie kehas on, ma nagu aina rohkem tajun seda enda kogemusest, et tegelikult üüratu intelligentsus, mis on olemas meie kehas, et meie keha teab täpselt, kuidas ennast tervendada, kuidas ravida keha nii füüsilisel tasandil kui ka siis emotsionaalsel tasandil ja ütleme, kõik need mingisugused lapsepõlvehaavad ja traumad ja kogemused, mis on meisse salvestunud, et keha tegelikult täpselt teab, kuidas neid tervendada, aga selleks me peamegi usaldama seda keha, usaldama hetkelt seda keha kogemust ja olema sellega kontaktis ja lubama selle kõigel tulla, et lubama vihal tulla, lubama kurbusel tulla, et just ma olen ise ka seda ikkagist kogenud viimasel ajal, et teinekord täiesti suvalisel hetkel tuleb järsku mingisugune kurbus üles, tunnen, et vau, ma tunnen kurbust, pisarad tahavad isegi hakata voolama, aga siis ma näiteks surun alla, sest justkui ei ole sobiv hetk või ma olen kuskile, hiljuti näiteks meil oli koosolek ja siis ma tükk aega koosolekul surusin alla ja lõpuks ma lihtsalt lubasin, ma hakkasin lihtsalt nutma, sest et oligi mingi kurbus istus tegelikult kehas kinni ja ma pidin selle vabastama. Ja see on üks asi, mille poolest loomad on neist targemad, et see ei ole nüüd, ma ei räägi seda, mulle meeldib rääkida pigem asju, mida ma olen ise kogenud, aga see on lihtsalt üks selline lugu, et seda lugu räägitakse tihti, kui tutvustatakse sellist tehnikat nagu treen, mis on nagu kehast ka plokkide vabastamise tehnika, on see, et adrenaliin tegelikult on keha kahjustav, et adrenaliin on suures koguses, et adrenaliin on mõeldud selleks, et oma jõuvarud mobiliseerida selleks, et jääda ellu mingis olukorras, mis on nagu füüsiliselt ohustav, evolutsiooniliselt on see mõeldud selleks, et kui ma nüüd olen see mingisugune hirveke pämbi ja mind tuleb siis kuri hunt taga ajama, et siis ma adrenaliini jõul nagu võtan kasutusele need jõuvarud, millele ma muidu ligipääsu ei ole ja ma päästan ennast ära ja mida siis loom teeb pärast sellist olukorda, kui ta on nüüd saanud kuskile turvalisusse, ta on elanud mingi sellise tugeva šoki läbi, on see, et ta läheb lihtsalt kusagile, ta on ja ta väriseb seal. Et ta lihtsalt lubab läbi selle värina, lubab oma kehal vabastada kogu selle nii emotsionaalse pagasi kui ka selle lahustada lihastes ära selle liigse adrenaliini, mis seal oli. Ja sellega ta ei võta midagi kaasa. Aga inimesed on õppinud käituma, see kultuuriline selline nagu ma ei tea, meie vormimine on õpetanud meid kuidagi seda lihtsalt hoidma nagu endas ja jäikuses ja niimoodi me kogume seda oma kehasse. Kuni see hakkabki siis välja lööma selline, et ühel hetkel lihtsalt, ma tõmbasin mingi lihase ära, mingit põhjust nagu polnudki, aga see lihtsalt oli see keha viimane karje, et ta oli püüdnud sind nagu säästa ja päästa, võttes selle koorma enda kanda, selle emotsionaalne koorma, aga ühel hetkel lihtsalt enam ei saa, sest et kusagil sai see mõõt täis. Ja. Või siis ongi täpselt kõik enamus ju haigused ka, mis inimestel tekivad, on ju täpselt tegelikult see sama põhjus, et on aastaid, kui võtame ühe kardinaalse näite, vähk, siis ju tegelikult on nii palju kirjandust selle kohta, kuidas vähk on ka lihtsalt aastaid alla surutud tunded, emotsioonid, mida inimene ei ole endale tunnistanud, vastu võtnud, on ju. Et
märkan, kuidas mu keha praegu väriseb, et see võib-olla sellest, et tegelikult on õhtu käes, võib-olla videost see niimoodi ei paista, aga päike loojus juba. ja me oleme saunast tulnud ja äkki istume siin väljas ja jube külm hakkas äkki, aga võib-olla siin on ka varbad on palju. võib-olla siin on natuke ka mingi ärevuse foon veel, igal juhul nagu tunnen, kuidas keha väriseb ja siis ma püüan nagu seda varjata, sest et noh, kuidas ma siin värisin mingis videos. ja peaks olema ju mehelik ja kindel ja just. ja ja kass on endiselt siin meiega, et Kass ta on küll jah videost ei paista, aga käsi liigub tegelikult, siis kass võtab seda, mis talle õigusega kuulub. ja festivalil ka, et sa teed vist kahte töötuba, eks ju? See vist nii läheb jah, et üks on Osho aktiivmeditatsioon. mulle hästi meeldib see, kuidas see Osho kuidagi kukkus mu ellu ühel hetkel ja see andis mulle nagu tööriista, mille kaudu ma saangi ühenduda oma kehaga niimoodi, et ma saan oma selle mõistuse justkui kas siis ära kurnata või mingil moel nagu kõrvale panna, sest et tihti on mõistus ja just nagu need lood, mis sealt tulevad, need, mis takistavad meil seda kehainfot vastu võtmast. Need aktiivmeditatsioonid aitavad kehaga saada sellist sügavamat ühendust ja siis lubada sealt tulla ükskõik millele, mis sealt parasjagu tulema peab. ja ei ole vist veel päris paigas, et millise ma teen, aga ühe hommikuse ärataja ma seal teen, ühe neist mitmetest Osho ägedatest aktiivmeditatsioonidest. ja ma mainin ka siia korra, et ma olen nüüd natuke saanud kogeda neid erinevaid Osho aktiivmeditatsioone ja tõesti minu jaoks on ka need nagu nii hästi toiminud, et mis ma olen üks teinud, on see siuke raputamisega, eks ju. Ilmselt on see Osho Kundalini. ja no nii tugevalt toob välja sealt mõistusest, nendest igapäevamõtetest kehasse ja mõtlengi, selle esimene kogemus oligi mul eriti võimas, et noh, täiesti kurbus, viha, kõik tuli üles, karjusin ja pärast oli nagu nii selge oli olla ja väga hästi sain aru, mida ma siis nii-öelda üldse edasi pean tegema või millel nagu enda fookust hoidma, et mis ei ole oluline ja mis on nagu päriselt oluline siis nagu elus üleüldse. Just, mul tuli ka sealt alguses kohe esimeste kogemustega hakkas tulema mingid sisekaemusi, mingid taipamisi enda kohta ja alati muidugi ei tule, mõnikord annab lihtsalt mõnusa relaxi, aga igal juhul see on selline kiirtee oma kehani. ja siis sa, jah. et teine on selline, see on sinu beebi. Minu beebi jah, see tuli mulle, kas Archimedesel tuli vannis mingisugune asi peale, mille läbi ta tuntud on. Minul tuli ka see vannis kuidagi spontaanselt, mul oli endal vaja sellist kehaprotsessi ja siis see lihtsalt äkitselt kuidagi tuli mulle. Ilmus valmis komplektina selline teadmine. Ilmus lihtsalt nagu kogemusena, mille ma ise kogesin läbi ja nüüd kui ma olen seda teistega jaganud, siis tundub, et see töötab väga võimsalt ka teiste peal. Et see taotlus seal on minu jaoks nagu see, millega ma teele läksin, oli justkui enda selliste puhaste sünnienergiate vastuvõtmine. Et minu jaoks on üks asi, mis mind on aidanud ja toetanud hästi palju nagu enda leidmise teel on eristama õppimine, mis on minu ja mis tuleb väljast või mille ma olen justkui väljast üles korjanud. Ja ka enda sees eristamine, et võib-olla kui on mingisugused sellised vastandlikud soovid või kohad või on mingi hirm, aga soov kuhugi minna, et õppima neid nagu vaatlema lahus. Et mis on siis, mida see üks osa tahab, mida see teine osa tahab. Ja siis see taotlus sellel rännakul on see, et saada aru, mis on siis see kingitus, nagu see maaema kingitus või looduse kingitus,
mis on päriselt minu, et millega ma olen sündinud, et mis on mu loonud, et mis on see, mis isa poolt tuli, milline energia ja milline energia tuli ema poolt ja sealt tuleb ka välja see, et mis oli siis nagu isa või ema enda energia ja suguvõsa energia seal taga, aga mis on see puhas päriselt minu, see süütu, puutumatu selline nagu see säde, et nagu selle eristuse loomine ja selle läbi keha kogemine oli siis selline kingitus, mis mulle tuli ja mida ma suure rõõmuga kingin edasi kõigile, kes seda soovivad kogeda. Martin on seda kogenud. Ma olen seda jah kogenud ühe korra ja väga, väga võimas kogemus oli, et väga ka nagu tundsin hästi tugevalt enda keha tasandil, suutsin nagu ühenduda, võib-olla kõlab veidi ulmeliselt jälle oleneb jah, kes seda vaatab, seda videot praegu, aga suutsin tunda, mida minu isa minu eostamise hetkel võis kogeda ja mida minu ema võis sel hetkel kogeda ja kuidagi selline hästi suur mõistmise tunne oli nagu sees peale seda siis sellist meditatsioonirännak või kuidas seda nimetada, on ju. Et jaa, ma tahakski öelda siit, et kokkuvõttes, et igasugused need erinevad töötoad ja praktikad, mida me seal festivalil teeme, et enamike nende eesmärk ongi just õpetada meile tulema siia praegusesse hetke ja märkama, mida me päriselt kogeme ja tunneme. Ja läbi selle hakkavad väga suured muutused pihta. Et ma väga soovitan tulla teil, kui teil huvi ja võimalust, et tõenäoliselt ei kahetse. Ma arvan sama. Ja. Kui küsida oma keha käest, et kas ma peaksin seal olema, kui keha vastab jah, siis see on see valik, mis viib ilmselt edasi. Siis on väga võimalik, et mõistus tuleb ütleb, et ei, mis asja, ma ei tunne seal kedagi, seal on ju nii palju inimesi ja kõik on äkki mingid kogenud inimesed ja kuidas ma nüüd seal olen ja kuidas äkki ma hakkan nutma seal teiste ees või see on just see koht, kus nagu tunda, et ahah, ma tunnen hirmu. Äkki see on just see koht, kuhu ma peaks vaatama. Äkki see on just see festival, kuhu ma peaks minema. Ja. Vot, aga vaadake www.ühenduses.ee vaadake meie Facebooki lehte Ühenduses High on Life ja saate hakata soetama pileteid juba, mis siis Fientas müügil. Panen need lingid siia video alla ja egas midagi, loodame näha teid festivalil. Veidi jääb naerma, et ma siin üritan siuke müügimees olla, aga tõesti, ma tõesti väga usun sellesse, mida me teeme seal. Ma usun, et kõik inimesed, kes peavad tee sinna leidma, leiavad. No. Olgu, olge mõnusad ja näeme jälle.